Hei, täna on 18. aprill ja mul läheb täna kell 23.15 Tallinna lennujaamast lend Singapuri. Kell on hetkel 9:45 hommikul ja hakkame siis pakkima, sest et jah, Keili ei ole praegu mitte midagi kokku pakkinud, ainult segadust on näha. Nii et let's go with the flow! Nii, kell on vahepeal saanud juba 4, mul on asjad pakitud, meigike on tehtud, riietus on üle vaadatud ja selga pandud, nii et võib öelda, ma olen nüüd ametlikult valmis minema. Aga enne minekut on mul vaja käia lõunakas, et ära vahetada valuutat, sest et mul on vaja teiste riigi sularaha igaks juhuks, sest et Swedbank ei pruugi töötada välismaal, nii et parem kardiga kahetseda, ma lähen vahetan siis endale valuutat natuke ümber ja siis ei olegi muud kui Tallinna poole. Ma olen jõudnud Tallinna lennujaama, kell peaks olema umbes 10. Mu esimene lend läheb 23.15, see läheb siis Helsingisse ja siis Helsingist edasi tuleb 13-tunnine lend Singapuri. Nüüd ma siin istun üksi ja ootan siis oma esimest lendu. Küsite, kuidas emotsioonid on siis natuke crazy, nagu põnevus ja natuke hirmus täpselt samal ajal, aga ma arvan, et I can do it. Aga jah, lihtsalt praegu on siuke huvitav moment, kus ma olen põnevil, ma olen hirmul ja ma olen natuke väsinud, sest et meil toimub väga jetlag, kuna Singapuris on kell 5 tundi edasi, nii et see natuke muudab ka kogu minu enda graafikut. Aga noh, see ikka ma nüüd ootan oma esimest lendu. Ühesõnaga kell on 3:12 õhtul, me just jõudsime Soome ja nüüd ma siis kõnnin ühest lennujaamast teise, et leida oma gate ja minna siis edasi Singapuri. Okei, see gate, millest läheb lend Singapuri, on reaalselt teisel pool lennujaama ja nüüd ma lähengi tipatapa oma kontsakestega. Kõnnime teisele poole lennujaama, sest et tegelikult mul ei ole väga aega, järgmine lennuk läheb juba 12:30, nii et kohe peaks tegelikult algama boarding ja ma isegi ei ole mitte lähedal oma gate'ile. Ühesõnaga ma sain just läbi passikontrollist ja nüüd ma siis saan veel natuke tipatapa jalutada, et leida oma õige gate üles, aga vähemalt ma olen nüüd passikontrolli läbinud. Ühesõnaga ma olen oma teisel lennul ja järgmine peatus on Singapur, aga see nüüdne lend kestab 13 tundi, nii et ma olen oma kontsade ja oma outfitiga nüüd 13 tundi lennukis ja me alles tõusime õhku ja mul on juba kõht tühi, nii et ma arvan, et siin tuleb väike toidutellimine ära teha ja siis väike power nap, aga reaalselt 13 tundi lennukis. Aga see lennuk on hiiglane. Ja Eesti aja järgi peaks siis kell olema hetkel kuskil selline 10 hommikul, kui ma ei eksi. Et ja natuke veel ja siis ma oleme kohal. Ühesõnaga me jõudsime Singapuri ja mina juba avastasin, et inimene, kelle koos sööbin, on teises hoones ja siis kohe tuldi juba vastu esimesed inimesed, kes siis aitavad mulle kohvrit asjad õigesse kohta jõuda. Ning samuti sai juba pildi tehtud ja allkirja anda, nii et siin on juba selline kuulsuse vibe.
Ühesõnaga peale pikka jama, mis me jõudsime hotelli, aga enne seda minul sai telefoni aku tühjaks. Mul oli vaja saada lennujaama teisse hoonesse ja mul oli telefoni aku täiesti tühi, nii et nüüd me oleme hotellis aga ei taha enam. See on hirmus, see on nagu actually hirmus, mis siin toimub. Me käisime poes. The first dinner. Anyways, me käisime poes, et osta endale natuke süüa ja siis seal oli mingi selline asi ja me teeme teist testingu sellepärast, et see näeb välja nagu mänguasi, aga see peaks olema sööda mingi banaani maitseline. Nii et ma ei tea isegi, mis asi see on, nii et maitseme. I mean, it smells good. It's so weird. It's actually not that bad. You like it? Actually, yes. Yeah. I can taste only like a banana. Oh, really? Yeah. You want to try? Is it good? It is good. I mean, I like it. See on hea. See on nagu mingi banaani vahukomm, midagi sellist. Ühesõnaga, meie saabumise päev on siis jõudnud lõpule, jõudsime ilusti hotelli, meik on maha võetud, pesus on käidud. Muidugi juustega on juba probleem see, et siin on ju 30 kraadi sooja ja mul on väga paksud juuksed ja mu juuksed on tegelikult juba mustad. Nii et homme tuleb leida mingi varuväljapäes juustest, sest et homme on tegelikult esimene ametlik päev, nii et peab vaatama, mis ma nende juustega teha saan. Aga davai, tšau! Hei, täna on siis esimene ametlik päev, kell on kohaliku järgi 11:30. Me ärkasime natukene 10, mis tähendab seda, et ma ärkasin natukene 5 hommikul Eesti aja järgi. Aga nüüd on suve natuke fiksitud, meik on tehtud ja kell 3 jõuavad siis siia samasse hotelli ka kõik teised missid. Nii et meie oleme valmis, meie ootame. Nüüd kuni siis teised saabuvad ja nii kaua saab siis minna süüa otsima. Ühesõnaga, me jõudsime nüüd oma siis ametliku esimese hotelli tuppa. Meil on 4 neiut ühes toas, ühe peegliga ja ühe WC-ruumiga. You know, that's insane, sest meil kõigil läks vaja WC-d ja peeglid ja siin on täiesti siiroruumi. Nii et, aga jah, issand jumal, mingi aeg praegu olla kukkunud, siis pärast on surma ka veel enne. Aga anyways, me hakkame nüüd siis, me saame oma esimesed sashid ning saame siis need ametlikud särgikesed ja veel sellist missika putipadi juurde. Nii et ja, me läheme oma esimestele sashidele nüüd siis järgi. Sai siis just tehtud Eesti rahvuskostüümiga pildikene. Mina olen siis Eesti rahvuslillekesega, et siis me läksime rukkililleke. Nii et sai pildid tehtud, sai Eesti räägida bless you. Ja nüüd me lihtsalt siis ootame, kui kõigil saab pildid tehtud ja siis tuleb väikene esimene õhtusöök koos ja eks siis väike party. Meil oli enne 45 minutit aega, et vahetada rahvuskostüümi vastu. Nüüd oli meil siis 10 minutit aega, et vahetada valge kleidi vastu ja nüüd oli jälle 10 minutit aega, et panna selga siis oma roosa kleid. Nagu see on crazy, mis tempo siin on. Ja juuksed lihtsalt surevad ja sul ei ole aega nendega tegeleda. Nii, tänaseks on siis esimene päev läbi saanud. Kell on kohaliku aja järgi 10:30. Ja homme hommikul on vaja juba kell 7 hommikul hommikusöögis olla ja kell 9 hommikul tuleb juba teha check-out ja kell 10 me stardime siis, et minna siis linnatuurile ja Malaisiasse, nii et that's gonna be crazy, sest ma tahaks minna pead pesema, aga tundub, et ma pesen oma pead vist läbi jõune, sellepärast et kell on 10:30, meil on 4 neiut. Ühes apartmendis või vabandust, ühes toas, kus on 1 vannituba ja 1 peegel. Nii et ma arvan, et võib-olla heal juhul kella 9 öösel saan valmis ja siis ma saan mingi 2-3 tundi magada ja siis minna. Nii et praegu on kell 11 ja vaata, mis kell ma siis lõpuks saan pesus ära käidud ja meigi maha võetud, sest et siin on 4 neiut. Gonna be fun, nii et 4 neiut ja ma arvan, et mingi 3 tundi und, nii et
ühesõnaga kellavahepeal on nüüd 23:45 ja ma ei ole ikka pessu saanud ega mitte midagi, aga mulle meenus, et lisaks sellele meil oli täna sashi tseremoonia, eks me saime selle sashi endale. Me saime ju ka selle kotikese, nagu videolt on näha ja mõtlesin, ma näitan siis teile ka, mis siin kotikese sees oli. Siin oli Miss Stories Worldwide nokamütsikene, muidugi ilus roosa, mis kindlasti matchib minuga. Siis oli samuti nüüd, mida me homme siis ka kanname. Oli ilus roosa matchiv särgikene sellega. Siis on minu arust mingi mega head ja mega mugavad asjad. On siis see passikaas, mis käib siis passi ümber. Ja siis samamoodi ka sellele kohvrile käib see sildikene. Ja minu arust see on nagu mega hea asi niimoodi, et sa esiteks tunned oma passi ära ja siis sa saad oma kohvrile midagi külge panna, millega siis ära eristada. Nii et see on nagu mega hea. Ja siis samuti oli see täiega lahe. Look at this. See on täiega cool, sest et meil läheb siin väga suureks vee joomiseks. Nii et see on nagu ideaalne lahe asi ja pärast nagu endale koju selline asi mälestus võtta on ka mega lahe sellega siis mööda maailma ringi käia. Ja ma tean, kui te nüüd ütlete, et ma ei joo vett, siis on ka tegelikult kaasas mul need veemaitsestajad. Nii et ideaalne, mõelge nüüd. Mul on missivõistluse tassike ja siis on mul Eestis kaasa võetud veemaitsestajad, et ma saaksin ikka kindlasti vett siin juua, sest et siin on 30+ kraadi igapäevaselt. Nii et vee tarbimine on oluline, aga kuna ma vett ei joo, siis on mul veemaitsestajad kaasas, nii et minuga on kõik väga hästi. Ja viimaseks asjaks on siin siis Lumina brändi sellised näidistooted ja me saame tutvuda tema firma toodetega, sest selle brändi omanik on ka siis meie missivõistluse korraldaja ja selle asutaja, nii et minu arust on mega lahe. Et ja, lisaks siis sashile me saime siis sellist põnevat kraami ning ka samamoodi siukse mega laheda spordikotikese, millega siis seda kõike kaasas kanda, nii et ma still ootan nüüd oma järjekorda, et minna pessu, sellepärast et ma pole ikka veel jõudnud ja mul on vaja peaga ära pesta ja homme on tõenäoliselt mingi kell 6 hommikul äratus. Nii et 5 tundi und ja edasi. Nii, kell on meie jaoks 3:03 öösel, kõik teised magavad ja mina alles nüüd siis sain juuksed pestud, kammitud ja näolt meigi maha võetud, nii et aga homme on mingi kell 6 äratus hiljemalt, nii et ma lähen nüüd magan ka mõned tunnid, et siis homme natukenegi fresh välja näha.